tere, tere! Kuidas teil läheb seal? Tahtsin sellisest asjast rääkida, et kui mul endal tulevad sellised küsimused ja ei oska nendele nagu vastust leida kohe, nagu alati, tahaks nagu kohe saada või ei julge kuulata oma sisemist nagu vastust, siis on olemas selline nii-öelda mäng või võimalus, kuidas seda siis endaga teha. Ja see on tühja tooli vestlus iseendaga. See on selline, ma ootan pliiatsi näidata paremini. See on selline, et sa räägid iseendaga. Vot. On 2 tooli. Oled 2 tooli ja nendel toolidel olen sina ehk siis mina ja teine mina, teine sina, kes siis hakkab vastama sinu küsimustele ja vastustele ja tunnetele. Kuidas see siis toimub? Et mina küsin ja minu sisemine mina ehk siis vastab, aga teise tooli peal. Minul nagu on olnud küsimuseks enda sees, et miks ma kardan nagu edasi liikuda. Või selline hirm on, et kui midagi uut tuleb, siis on selline, et kas võtan vastu või kas teen seda või ei tee, tuleb selline tunne, et kas ma peaksin seda tegema. Ja see tool ongi kõige parem vastus sellele, et sa saad endalt küsida, kas sa oled selleks valmis. Istun tooli peal ja küsisin, miks kardan edasi liikuda. Siis lähen teise toolile. Ei jää istuma toolile ja ootama vastust, vaid päriselt lähen istun teisele toolile. Istun teisele toolile ja vastan. Tavaliselt oleks mitte tavaliselt, aga hea oleks vastata niimoodi ausalt, positiivselt, edasi liikuvalt. Mitte sa ei hakka endale näiteks öelma, et sa ei viitsi ja ma tean isegi, et ma ei viitsi, eks ole, kui ma räägin iseendaga, aga anna endale positiivsust, anna endale edasi liikumiseks energiat, sellist head vastust, mõtle midagi sellist, mis sind edasi viib. Et selle mõte ei ole sind alla mottida ja sinule pahad mõelda, vaid teistpidi, et selle süsteemi mõte on edasi liikuda ja saada selle vastust, mis annab sulle nagu inspiratsiooni. Lähed tagasi toolile ja kuulad seda vastust, vastust, mida sa ütlesid iseendale. Lähen tagasi toolile, kuulan seda vastust ja mõtlen. Ja mõtlesin, et sellest on pointi, et tavaliselt vastus on siis selline, jätsin ütlemata, et minule näiteks kõrva jäänud see, et mis kõige rohkem hirmutab, see tegelikult ongi õige asi, õige tegemine, õige vastus, õige nagu mõtlemine, et alati hirm on see, mis tahab sind nagu tagasi viia, et ära tee seda, ei ole mõtet ja nii edasi. Aga hirm, kui tuleb selle mingisuguse mõtte või küsimuse peale, siis pead teadma, et see on nagu lamp sinu kohal ja see tähendab seda, et tee ära, mõtle, tee, tegutse ja see tähendab sedasi liikumist. Aga näiteks, kui vastus tuleb selline, et see on nii lihtne, et ma ei tahagi seda teha või siis see on jälle negatiivne. Aga näiteks, et see on nii lihtne, et ma võin seda teha küll, ma teen selle ära. Siis näiteks sisemiseks peaks tulema jälle lamp põlema selle peale, et kui ei ole hirmu, see tähendab, et sa oled selle alal juba kogenenud, professionaal ja et sul on selline tunne, et ma oskan seda. See tähendab seda, et sa pead edasi liikuma. Ei ole see tähtis sõna, aga see, et liigu edasi, võtta uusi aastaid, uusi selliseid tegemisi vastu, mida sa ei ole kunagi teinud, et see viib sind järgmisele tasemele.
ja siin sa arened kõige rohkem, mida rohkem sina uusi asju endale vastu võtad ja uusi tegemisi teed, seda kõrgemale sina arened ja seda kergem on sul aidata teisi ja teha kõike seda. No nii, lähme edasi. Ehk siis sa said vastuse ja mõtled, et jah, see vastus on küll hea. Aga tuli mul järgmine küsimus, siis ma küsin küsimuse ja lähen taas sellele toolile ja vastan sellele küsimuse. Nii kaua lähen ühelt toolile teisele toolile, kui ma saan lõpuks sellise vastuse, mis mind rahuldab ja mis mulle head meelt teeb. Ja siis sa võid lõpuks öelda, jee, ma olin nii tubli, ma sain selle, mis ma tahtsin, sain selle vastuse lõpuks. Ja usu või ära, see vastus on sinu sees olemas. Mõnikord läheb kauem aega selle välja kookimiseks, mõnikord läheb väga vähe aega selle välja kookimiseks, aga vastus on sinu sees alati olemas. Ole tubli ja tee seda. Ma panen natuke lähemale, et sa siis ka näed. Vot selline. Kasuta seda laste jaoks, kasuta seda enda jaoks ja ole tubli, pane mulle pöial, kui sulle meeldis, telli kanal ja lähme edasi. Toredat suvist päeva teile. Tšauki!